Nurgakivi saates räägime me tihti väga paljudest ehitustehnilistest lahendustest. Natukene vähem oleme puudutanud igasuguseid tehnosüsteeme. Kuigi ka seda oleme rääkinud erinevate tehnosüsteemide hooldamisest ja puhastamisest. Aga tegelikkuses, kui me räägime nüüd tehnosüsteemidest nagu elekter ja vesi, siis nendel on üks oluline nüanss. Nimelt see, et seda kulu tuleb mõõta. Nüüd Tallinna Vesi on võtnud endale ühe väga ambitsioonika väljakutse. Nimelt nad plaanivad aastaks 2026 paigaldada ära 25 000 automaatset veearvestit. Räägime natuke lähemalt Tallinna Vee tehnikuga sellest, millised väljakutsed on peamised ja mis siis on majades peamisteks probleemideks, mida te võib-olla ise saaksite juba endal kodus üle vaadata, et saaksite ennetada olukorda, et kui teile tullakse paigaldama seda vahvat kaugloetavat logerit siis või veearvestit, et siis kõik läheks libedalt ja võib-olla, et ei peaks tehnik tühjade kätega tagasi minema ja alles paari aasta pärast teie juurde tulema. Ja sina puutud nüüd päevast päeva kokku erinevate probleemidega, mis siis seda suurt Tallinna Vee ülesannet takistavad tähtaegselt valmis saamast. Et kui suuri probleeme inimestel kodudes on? Kõige suuremad probleemid on see, et veearvestid ei ole kinnitatud konsooliga seina külge. Järgmised probleemid on, kui kuulkraanid ei sulgu, kraanid enne ja peale veearvestit ei sulgu, siis on veel torud, on amortiseerunud, mis on ka selliste vanemate linnapiirkondade puhul hästi selline suur probleem. Peamine küsimus võib-olla, mis televaatajal tekib, on see, et kus siis nüüd teada saada, et mis mul valesti on, mida ma peaksin üldse tegema ennem, kui nii-öelda vahetaja tuleb, et saaks kiiresti selle veemõttega vahetusega ühele poole. Üks lihtsamaid mooduseid on vaadata Tallinna Vee koduleheküljel, et seal on olemas joonis veemõõdusõlme kohta, milline ta peab välja nägema. Võib helistada Tallinna Vette, küsida nõu, et mul näiteks kuulkraanid ei sulgu või tavalised need keeratavad ventiilid ei sulgu, et mul veearvest konsool on, aga pole seina küljes näiteks kinni pantud, et see on ka keegi on kunagi niimoodi teinud, et neid kohti on ka hästi palju, eriti suurtes majades. Et helistada, küsida nõu, küsida, et kas võib seda ise teha või peab selle jaoks kellegi kohale kutsuma. Paljud tööd saab teha ära ka tavaline inimene, kellel on käed ja võtmed oskus olemas, et lihtsalt helistada, teavitada, et me teeme seda tööd, et me võtame selleks hetkeks veearvesti vahelt välja, kinnitame konsooli, vahetame kuulkraanid, vahetame tavalised kraanid ära, vahetame toruliitmikud ära, mis on amortiseerunud, teeme kõik, paneme kokku tagasi, teavitame uuesti Tallinna Vett, et meil on töö tehtud, konsool on seinas, kraanid toimivad, torud on terved ja kõik on korras. Minu soovitus on see, et kui saade läbi saab, minge vaadake oma veesõlm üle. Kas veearvesti on täna korrektselt paigaldatud? Kui ei ole, siis tehke see vajalikud korrektuurid, et kui see automaatne veearvesti teieni jõuab, siis selle paigaldamine mööduks ilma takerdusteta.